apostlid olid nõrgad inimesed. Seda me teame. Mitte ainult üks Juudas, aga ka teised väga tihti kahtlesid, väga tihti ei teadnud, mida on vaja teha, mida Jeesus Kristus tahab neile öelda. Ja seda enam isegi väga tihti kartsid midagi küsida tema käest. Seleta meile Jeesus Kristus. Ka viimasel päeval taivasse mineku ajal enne seda mõned olid kahe vahel. Aga miks oli niimoodi? Kas tõesti Jeesus Kristus ei teadnud, et nad on nõrgad inimesed? Kas ta ei oleks saanud valida teisi inimesi, kes iialgi ei reeda, kes on kindlad? Vaadake näiteks Risti Johannes. Miks temast ei saanud Jeesuse Kristuse jünger? Olid need nõrgad inimesed. Võib-olla see on väga tähtis meie jaoks. Kui tõesti on niimoodi, et meie ees seisab mingi eeskuju, mingi ideaal, inimene täiesti perfektne, siis tekib niisugune mõte, tuleb niisugune mõte, et tema on tugev inimene. Aga kes mina olen? Mina olen nõrk inimene ja ma ei suuda mitte midagi teha. Ja ma isegi ei hakka pingutama. Teine olukord, kui meie ees seisavad need apostlid, need jüngrid, kes on kahe vahel. Ka mina olen nõrk inimene. Ma näen, et need apostlid on nõrgad inimesed, aga siiski nemad olid Jeesuse Kristuse jüngrid apostlid, tema valis neid ja mind ka valis. Vaatamata sellele, et ma olen nõrk inimene, siis see tähendab, et Jeesus Kristus loodab minu peale ja ka mina suudan teha väga palju häid tegusid, isegi kui ma olen nõrk inimene. Minge kuulutage evangeeliumi, ütleb Jeesus Kristus nendele inimestele, kes muu hulgas olid kahe vahel. Mitte ainult, kes kumardasid teda, kes olid väga kindlad, aga kõikidele minge kuulutage evangeeliumi. Ka meile ütleb seda sõna. Te ei ole tugevad sellepärast, et teil on niisugused isiklikud omadused, aga te olete tugevad sellepärast, et teis tegutseb püha vaim. Olge rõõmsad ja õnnelikud, sest sellepärast, et ka meie oleme niisugused nagu Jeesuse Kristuse apostlid. Teame, kui palju suutsid teha need apostlid tänu sellele, et Jumal, kolmainus Jumal tegutses neis. Just tegutses, sellepärast, et nemad olid nõrgad inimesed. Kui me arvame olevat ennast tugevad inimesed, siis võib-olla me ei luba, et Jumal tegutseks meis. Tänagem Jumalat, et me oleme nõrgad inimesed ja otsigem meie nõrkustest Jumala vägi. Jumal annab meile oma armu kogu aeg. Ja just meie nõrkus soodustab sellele, et me võtame vastu seda armu ja teeme midagi, mis on kooskõlas Jumala tahega.